Tere õhtust, tore teid kõiki siin näha. Ja meie Jumal on väga hea. Amen, olete nõus? Amen, meie issi on ülimalt hea. Minu abikaasa Mart jõudis koju, aga kuna tal on see ajavahe, siis ma lihtsalt andsin talle nõu, et istu kodus ja puhka kallikene. Ja küll ta varsti ilmub välja, tal läks väga korda. Jumal oli igal päeval nendega, ta oli kaugel maal ja oli väga õnnistatud. Sai toredat kogudust näha, palju uusi sõpru ja jagada kõike seda, mis Jumal tema südamele oli pannud ja andis jagada. Aga mul on hea meel tõesti, et te olete siia tulnud, sest Jumal ei jäta kunagi meid ilma, kui me tuleme tema kotta. Ja ükskõik millised meie oleme, see peaaegu, et ei olegi tähtis, millised me oleme. No natukene on, ma päris absoluudina ei ütle. Kui me ikka päris purtsused ja vurtsused oleme, siis võib Jumala hellus ja soojus ja õnnistused meist, ütleme, nad ei taba meid võib-olla nii, kui me oleme tänulikud, meid tabab palju rohkem. Aga ma kutsun teid üles, avage oma südamed Jumala suunas ja palume kõigepealt. Isad, tänu ja kiitus sulle, et sa oled enda kohta öelnud, et sina oled ustav Jumal. Ja aitäh, sa seda tõesti oled. Ja sa oled hea, sa oled veel parem, kui me iganes oleme suutnud taibata või ettegi kujutada. Isa, me palume, et sinu kallis püha vaim oleks täna siin võimsasti meie üle. Paljud me oleme tulnud mingi ootusega, mõni võib-olla kurvalt, mõni võib-olla rõõmsalt. Sina tunned meie südameid ja ma palun, et meie südamed võiksid olla sinu ees avatud, et meie südamed igatseksid sind, januneksid sinu järele ja ole sina kallis, jooda meid kõiki, puuduta meid. Tänu ja kiitus sulle Jeesuse nimel. Amen. Ülistame Jumalat. Avame oma südamed Jumalale. Ärge vaadake meie peale, vaadake Jumala peale. Ja andke meile andeks meie puudulikkus. See on mu armastuse laul, sulle päästja, sulle Jeesus. Ma annan sulle kogu au, kallis päästja, kallis Jeesus. Ma tänan sind, et ma kuulun sul nüüd. See on parim koht mu jaoks, sulle lähedal, sulle lähedal, sinuga koos on olla mu soov, sulle lähedal. See on mu armastuse laul, sulle päästja, sulle Jeesus. Ma annan sulle kogu au, kallis päästja, kallis Jeesus. Ma tänan sind, et ma kuulun sul nüüd. See on parim koht mu jaoks, sulle lähedal, sulle lähedal, sinuga koos on olla mu soov, sulle lähedal, sulle lähedal.
sulle lähedan. Sinuga koos on olla mu soov, sulle lähedan. Ma tänan sind, et ma kuulun sul nüüd. See on parim koht mu jaoks, sulle lähedan. Sulle lähedan. Sinuga koos on olla mu soov, sulle lähedan. Halleluuja. Sinuga koos, halleluuja. Sinu lähedal. Ülistus Jeesus, halleluuja. Oh, šalalavassikkele. Ainult sina oled väär. Kogu au ja ülistus. Ainult sina oled väär. Sest su arm on mõõtmatu. Ainult sina oled väär. Kogu au ja ülistust. Ainult sina oled väär. Sest su arm on mõõtmatu. Suur oled sa, su loodud on taime. Igavesti püsima jääb sõna. Südames sind ülistab. Sinu sarnast teist ei tea, Jehova. Ainult sina oled väär. Kogu au ja ülistust. Ainult sina oled väär. Sest su arm on mõõtmatu. Ainult sina oled väär. Kogu au ja ülistus. Ainult sina oled väär. Sest su arm on mõõtmatu. Suur oled sa,
igavesti püsima jääb sinu sõna. Südamest sind ülistab, sinu sarnast teist ei tea, Jehova. Halleluja, sinu sarnast teist ei tea. Ei, me ei tea sinu sarnast teist, halleluja. Tänu sulle, Jeesus. Halleluja, halleluja. Oh, halleluja. Halleluja. Tänu Jeesus. Jeesus mu kuningas, mitte vaid päästja sa, oled mu isand sa, sulle enda andas. Jeesus mu mitte vaid päästja sa, oled mu isand sa, sulle enda andas. Võta mu elu, võta mu soovid sa. Jeesus mu kuningas, mitte vaid päästja sa, oled mu isand sa, sulle enda andas. Võta mu elu, võta mu soovid sa. Vormi neist endale, ruut, keda armastad. Võta mu elu, võta mu soovid sa. Vormi neist endale, ruut, keda armastad. Ja las su au täidab meid nüüd, ja las su au täita see vaid, ja las su au täidab meid nüüd, ja las su au täita see vaid, ja las su au täidab meid nüüd, ja las su au
neist endale ruukega annasta. Halleluja. Suur Jumal, halleluja. Halleluja. Tänu Jeesus. Amen. Kiitus Jeesus. Halleluja. Tänu sulle veel kord, et sina oled nii hea. Amen. Nüüd, kallikesed, mul on täiesti võrratu idee. Aeg-ajalt Jumala vahvaid mõtteid. Nii, tulin tagasi ja ideid. Ja täna tabas mind selline, tegelikult see tabas mind juba üleeile. Ja ma mõtlesin, et meil kõigil on midagi, mille eest Jumalat tänada. Amen. Ja ma nüüd ei palu teid mitte ükshaaval siia ette tulla, vaid meil on seal üks mikrofon. Ja ma mõtlesin nõnda, et anname seda mikrofoni käest kätte ja teeme nii, et igaüks ütleb midagi, mille eest on Jumalale väga tänulik. Amen. Amen. Aitäh teile. Vaadake, kui palju erinevaid tunnistusi ja kui palju põhjust Jumalat kiita ja tänada. Ja eks olnud magus rääkida sellest, mis Jumal on head teile teinud. On ju nii? Ma arvan, et te kõik saite kuidagi teie süda läks veel rohkem Jumalat täis, veel rohkem tema vaimu mõju välja, sest vast olete lugenud, Taaveti lauludes on öeldud, ärge unustage ühtki hea tegu, mis Jumal on teinud, vaid tuletage neid taas ja taas meelde, rääkige neid ikka üle. Ja mina sain juba nii õnnistatud kuulates teid, ma mõtlesin, vau, Jumal, mida sa kõike teed, ma ei teadnudki, ma ei aimanudki. Ja võib-olla ma annaksin teile ka, mul tuli meelde üks naljakas tunnistus. Üsna värskelt eelmisel reedel juhtus see. Sel ajal, kui abikaasa Mart oli ära nädal aega, ma pidin hakkama saama umbes 1 miljoni asjaga, see on liialdus, ütleme 30 asjaga, võib-olla on täpsem arv. Ja ma kohe kogesin, et minu peale tuli võidmine kõiki neid asju teha. Ja näiteks üks asi, mida ma kohe otsustasin, meile kingiti üks väga ilus diivan. See diivan asus Keernus. Ja me olime Mardiga, eriti mina, üritanud juba sellele 2 korda järgi minna bussi ja käruga. Mart üritas küll natukene vähem, kord sadas vihma ja teine kord oli midagi muud ees. Ja siis ma mõtlesin, okei, sõida ära, me teeme ära. Ja kutsusin meie kogudusest Viki appi ja ütlesin, et lähme, toome selle diivani ära. Ja me olime otsustanud, et see diivan läheb ühele meie lapsele, Lemmeketterile nimelt. Tõime ära, päike paistis, auto sõitis, kütust jätkus, meeleolu oli hea, mehed jaksasid tõsta, kõik toimis. Ja tütar elab Mustamäel, kuskil seal Sütiste teekandis, 6-kordses majas. Nendel on vist 6-kordsed majad, mitte 5. No läheme õige paraadna taha, ma kontrollisin, et on õige paraadna ja avame uksed ja siis mehed hakkavad, õnneks seda sai niimoodi 2 teha, hakkavad tassima. Ja kujutage ette, välisuksest ei mahu diivan sisse. Kogu lugu. Ja ma mõtlesin, et hakkan vist suure häälega nutma, kuidas ma olen niisugune, vabandust, väga kana, et ma korraldan selliseid asju. Mul olid mõõtmed teada, mul olid fotod üle vaadatud, kõik oli valmis. Ja ei mahu välisuksest sisse. Siis ma mõtlesin, et nii, me tõstame ukse eest ära. Teate, nõukogude aja naine oskab ju kõike. Seda ka teha ei saanud, selles mõttes, et seal olid mingid ma ei oska öelda, mis vedrukinnitused ja selge oli, et neid meest ära ei tõsta. Oleme siis seal 3-kesi, meie poeg Raul oli ka abis ja Lemme ise oli ka kohal 4-kesi juba. Vaatame seda diivanit ja ohkame ja ta oli natuke raske ka. Ja siis, teate, ma siiamaani mõtlen, et äkki oli ingel. Täpselt samal ajal samas trepikojas toimus mingi remonditegevus. Kell oli 4 reedel ja seal keegi mingeid aknad, mingid kiled, mingi krrr, ja niisugused hääled ja kõik. Ja järsku tuleb ülevalt alla väga ilus noor mees tööriietes ja tema puhul ma mõtlesingi, et kas sa oled ingel? Ma ei küsinud küll, aga et äkki on ingel. Tal on käes akutrell. Kas ei mahu uksest sisse? Aga vaatame, äkki käib lahti. Ja asi, mis enne ei käinud lahti, järsku see pealmine osa tõusis üles, seal olid veel mingid niisugused kinnitused, ma ei oska teile seletada, all oli kast. Ja mina veel valvan, et kogu see kupatus sellele inglile peale ei vajuks.
ja siis oli see järsku lahti, järsku mahtus uksest sisse, kast ka ja see teine juppsükk oligi natuke väiksem, teine pool diivanit ja see oligi järsku kõik Lemmeketteri toas 4. korrusel. Ma veel jooksin poiste juurde, ütlesin, et kuulge, mul on Snickersi šokolaad, ruttu, minge viige sellele mehele, nii armas. Seletage mulle ära, et me oleme kell 4 seal, et seal on trelliga keegi noormees, kes hea meelega aitab ja mul on isegi talle Snickers anda. Ma niimoodi õiskasin oma südames, ma mõtlesin, et Jumal, kui tore. Mina mõtlesin, et nõukogude naine saab ju kõigega hakkama rõdule 4. korrusele küle vii, aga ma ei tulnud selle peale, et uks on liiga väike välisuks. Ja ei olnudki häda, sest oli olemas kruvid lahti ja diivan üleval. Nii et tänu Jumalale isegi sellistes tobedates praktilistes asjades, tal on olemas viisid, kuidas teha ja tõesti, naised on naised ja ma ei tea, mehed, kuidas teie, kui te autode all seal olete, teil on mingi sama olukord. Äkki tuleb ka, on ju nii? Tulevad, kuidas sul, Vahur, tuleb puutöökojas, täiesti ootamatu lahendus järsku peale. No tuleb, eks ju. Amen. Nii et Jumal on hea. Ja ma mõtlesin teid kuulates ka, on üks, ma arvan, et see on Taaveti laul 65 ütleb, ühe erilise asja ja minu ingliskeelses piiblis on see veel väga magusalt öeldud. Ma otsin ta teile üles. Laul 65 ja salm 5 peaks olema. Ma loen otse ingliskeelsest tõlkest või ingliskeelest tõlgin otse. Kui õnnistatud on need, keda sina, Jumal, valid ja tood lähedale, nii, et nad võivad jääda sinu õuedesse. Me oleme rahuldatud sinu koja headusega või meid rahuldab sinu koja headus, sinu templi pühapaik. Ja nii edasi. Aga mind on alati puudutanud just see, et ta ütleb, et kui õnnistatud on need, keda sina valid, meie siin oleme kõik Jumala poolt ära valitud, ammu otsustatud, need ma võtan ja neid selliseid inimesi on veel ja ta on toonud meid enda lähedale. Amen. Aga ma tahaksin teile rääkida ühel sellisel teemal, mis mind on ennast väga puudutanud ja mis on kogu aeg mu südames ringelnud. Ja kui teil on piiblid, ma väga soovitan kaasa käia, kõik need kirjakohad avada, lugeda neid. Ma kasutan ingliskeelset piiblit, aga kasutan ka eestikeelseid salme. Ja kõige esimene salm on üks eriline salm Efesose kirja 6. peatükis. Ja see on salm 10. Eesti keel ütleb nõnda. Saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus. Minu üks ingliskeelne piibel ja ma kasutan Complete Jewish Bible, mille on kokku pannud üks rahvuselt juut, messiaanlik teoloog ja ta kasutab eriti Vanas testamendis heebreakeelseid algmaterjale. Natukene Uus testament on ka teistmoodi kui eesti keel. Ja ma loen alguses inglise keeles ja siis katsun otse tõlkida. Ta ütleb nõnda. Grow powerful in union with the Lord, in union with his mighty strength. Kasvage väeliseks või selliseks, kes on täisväge ühenduses või osaduses issandaga, ühenduses tema võimsa tugevusega. Ja üks teine ingliskeelne piibel, see on American Standard Version, ütleb nii. Be strong in the Lord and in the strength of his might. Olge tugevad issandas ja tema jõu või vägevuse tugevuses. Ja ma alatihti mõtlen selle salmi peale. Me võime olla paljudes asjades tugevad, lihvitud, vägevad, palju harjutanud, saavutanud, spordis, aju potentsiaal võib meil olla hirmus, me võime olla muusikas väga tasemel, me võime olla mis tahes eluvaldkonnas head ja ma usun, et tulebki olla oma võimete, ütleme, välja arendamine ja nendega tegelemine, see on üks väga hea asi elus. Kõike tuleb hästi teha, amen, eks. Aga vaadake, mida ütleb Paulus või sisuliselt, mida ütleb Jumal Pauluse läbi. Olge vägevad issandas, olge tugevad temas.
Ja me teame seda Efesuse kirja siit edasi, ta annab meile punkthaaval ka, kuidas seda olla, et meil on see päästekiiver ja õigsuse soomusrüü ja vastavad jalanõud ja kilp ja mõõk, kogu see sõjavarustus. Aga mõelgem korraks, hetkeks. Me peaks olema vägevad issandas. Mis te arvate, kuidas me oleme vägevad issandas? Tugevad, tema tugevuses. Mõelge. Üks asi on muidugi see, et meil on Jumalaga sotid selged. Meil on kõik korda aetud, mis meie elus tuleb korda teha ja millele iganes Jumala vaim pöörab tähelepanu, see tuleb korrastada. Aga kas me oleme Jumalas nii turvalised, et me tegelikult, nagu Juhan, sina vist ütlesid, et sinu see usaldus Jumala vastu kasvab. Kas me usaldame? Kas me julgeme ka tegelikult astuda nii-öelda vee peale, et kui Jumal oma sõnas midagi meil käsib teha, võtame selle kõige lihtsama jutumärkides, haigete peale nad panevad käed ja neid saavad terveks. Kas on väga lihtne haigete eest paluda? Eriti kui pereliikmed on haiged. Üldse ei ole lihtne, on ju? 100 asja tuleb meelde pähe mõttes kuni, ma ei tea, mis meditsiinini välja. Aga Piibel kutsub meid üles, olgem vägevad issandas, olgem tugevad Jumalas. Ja üks huvitav salm on 1. Peetruse kirjas, see on 3. peatükk, 7. salm. Ja siin Peetrus, kes oli abielumees, ütleb meestele, mehed, elage naisega targasti kui nõrgema astjaga. Osutage neile austust, sest nad on elu armuanni kaaspärijad nagu teiegi, et teie palved poleks tagajärjeta. Ja ingliskel ütleb nõnda, although your wife may be weaker physically, you should respect her as a fellow heir of the gift of life. Kuigi sinu abikaasa võib olla füüsiliselt nõrgem, sa peaksid teda austama nagu elu anni kaaspärijat. Ja ma usun, et enamus meist me oleme seda salmi kas lugenud või tähele pannud ja kuskilt, ma ei oska nüüd öelda need, kes on võib-olla vähem aega Jumalaga koos käinud, kas teie mõtetes see on olnud, aga me ikkagi keskmiselt oleme harjunud mõtlema, et naised on nõrgemad, on ju? Ja aga mis mõttes täpselt? Ja ongi nii, et kõik need korrad, mis mina seda salmi olen lugenud, ma ei ole tähele pannud ja alles kuskil 2 kuud tagasi järsku Jumala vaim näitas mulle. Pane tähele nõrgema astjaga, see sisaldab endas kõike. Siin ei ole öeldud, et olge, elage naisega targasti kui nõrgemaga. Oleks nii öeldud, siis me saaks seda üldistada, ma ei tea kuhu. Ehk teiste sõnadega naised, me ei saa pugeda selle taha, et me oleme naised ja me ei saa öelda, et kuigi Paulus ütleb, olge vägevad ja tugevad issandas, mina olen naine, mina ei ole. Jumala sõna ütleb täpselt, sinu astja on nõrgem, astja on see, on ju, see käega katsutav. Ja, aga see, mis seal sees on, ka seda kutsub Jumal olema tugevad. Nii et naised, tüdrukud, ja siin ma ei mõtle mingil kombel, teate, naised võivad olla ka need naisõiguslased ja feministid ja muud sarnased, et Piibel seda ei kutsu meid üles olema, kes siis võib-olla on riike, võib-olla on maid, kus tuleb teatud asju meestele meelde tuletada, ma olen nõus. Aga siin ei mõelda seda sellist mässulist, ma saan ise hakkama, ma tean ise paremini, ärge seletage mulle, mitte seda. Vaid Piibel ütleb, nii nagu mehed, nii ka naised, olge issandas tugevad. Olge vägevad. Nii, ja nüüd seesama Efesuse kiri, 3. peatükk. Siin on üks Pauluse palve. Terve see Efesuse kiri sisaldab päris mitut Pauluse palvet. Ja 3. peatükis siin ta ütleb, et sellepärast ma nõtkutan oma põlvi isa ees, kelle lapsiks nimetatakse kõiki suguvusasid taevas ja maa peal ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis salm 16 ütleb, et Jumal, et tema annaks teile oma au rikkust mööda. Ehk pange tähele, see mõõt, mida Paulus palub, mitte ei ole natukene veidike ka, lihtsalt, vaid selleks mõõduks, kui palju Jumal seda peaks meile kõigile andma, on tema au rikkust mööda saada
tugevaks tema vaimu läbi seespidise inimese poolest. Ka sellel on Jumala vaim minu tähelepanu juhtinud, et Jumalale on meelepärane, et me oleme seespidise inimese poolest tugevad. Pange tähele. Ja vaadake nüüd see salmi teine pool, see on tegelikult päris hämmastav. Ta ütleb nii, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis. Kui ma nüüd tahaksin natukene meelevaldselt seda salmi teistpidi pöörata, siis me võiksime öelda ju niimoodi, et kui te tahate, et Kristus teie südames elaks, siis millised te peaksite olema? Me peaksime olema tugevad. On ju nii? Ma loen uuesti. Et tema annaks teile, meile, minule ka, oma aurikkust mööda saada tugevaks tema vaimu läbi seespidise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südames. Ja ma loen inglise keelt. I pray that from the treasures of his glory, ma palun, et tema au varandustest või hinnaliste aarete hulgast või aaretest. He will empower you with inner strength by his spirit. Et ta annaks teile oma vaimu läbi saada tugevaks sisemiselt või varustaks teid sisemise tugevusega või väestaks teid sellega. So that Messiah may live in your hearts. Et Messias elaks teie südameis through your trusting. Teie usalduse läbi. Ja ka on salm, mille üle ma olen korduvalt mõelnud, miks on Jumalal vaja, et me oleme tugevad. Ja kuskilt maalt ma olen seda enda juures muide märganud ja olen ka näinud inimesi. Meile tegelikult inimloomusele meeldib olla nõrk kohtades, kus Jumal kutsub meid olema tugev ja võib-olla esineda oma ülemäärase võimekusega kohas, kus üldse poleks seda tegelikult vaja teha. Ja lausa sinnani välja ma olen kohanud inimesi ja võib-olla kõige täpsem oleks seda öelda nii, et nad on nagu astjad, mis on katki. Elu teeb meid kõiki katki, on ju nii? Ja eriti katki teevad meid sellised suured traagilised õnnetused, võib-olla kellegi lähedase surm või mingi väga pikaajaline raske haigus või ka väga suur majanduslik kriis, pikaajaline. Need on kõik rasked asjad ja need teevad meid kõiki katki. Amen. Ja me pettume ja oleme puruks. Aga on inimesi, ma olen kohanud just selliseid, kes on nii katki, et nad nagu ei saa enam terveks, nad ei taha enam terveks saada. Ja kedagi ma olen ka üritanud aidata ja selline tunne on, nagu ta on, ma ei tea, saviriist ja mida iganes sa sinna kallad, kõik pragudest jookseb välja ja sa kallad juurde ja ikka pragudest jookseb välja. Ja see on teatud mõttes see väga raske asi. Amen. Ja ma pean teile ütlema, et mida rohkem ma Jumalaga koos olen käinud, seda enam ma näen, et Jumal tegelikult kutsub meid üles, saage terveks. Tervenege, paranege. Ja meie muidugi ütleme, et ma ei saa paraneda, et see haav on liiga sügav ja see on liiga valus ja ma läksin liiga katki, Jumal. Aga kas selles asjas me peame võtma kinni Jumala sõnast? Ta on lubanud meile Korintuse kirjas, meie peale ei panda rohkem, kui me kanname välja. Ja meile on antud kõik selleks, et me saaksime terveks. Ja ma julgeksin isegi seda sama asja nii tõsiselt öelda, et meil ei ole õigust olla katki. Meil ei ole õigust jääda katki. Meil on õigust saada haiget. Meil on meie vastu tulevad asjad. Et see ei ole mitte niimoodi, et me peaks olema kuidagi võltsilt pole midagi, pole hullu, ma saan hakkama. Üldse mitte seda. Nii nagu kui te olete lugenud Taaveti laule, seal on nii ehtsalt Jumala mees räägib, mida ta kogeb, kust ta läbi tuleb, mida ta mõtleb. Jumal kutsub meid üles, olge ehtsad, olge need, kes te olete, aga me ei tohi jääda oma häda ja viletsuse sisse. Me peame usaldama Jumalat, me peame kinni võtma tema sõnast, me peame paluma abi kogudusest ja nii edasi ja nii edasi. Amen. Olete nõus?
Ja loeme võib-olla Joosua raamatust ühe lõigu. Joosua raamatu 1. peatükis. See on koht, kus Mooses on juba väga vana. Tal on aeg minna Jumala juurde ja tal on aeg oma teatepulk anda üle nooremale mehele, Joosuale. Ja need samad sõnad ühes või teises variandis natuke varieeritult käivad 5. Moosese raamatu lõpuosast ja Joosua raamatu 1. peatükist 3 korda läbi. Ja see on Jumala sõna Joosuale. 1. peatükk salmist 5 loen. Ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su elu ajal. Nõnda, nagu ma olin Moosesega, nõnda ma olen sinuga. Ma ei lahku sinust ega jäta sind maha. Ole vahva ja tugev, sest sina pead andma sellele rahvale, siis Iisraeli rahvale, pärisosaks maa, mille ma vandega nende vanemaile tõotasin anda. Ole ainult vahva ja hästi tugev, tehes hoolsasti kogu käsuõpetuse järele, mille mu sulane Mooses sulle andis. Ära kaldu sellest ei paremale ega vasakule, et sa võiksid teha targasti kõikjal, kuhu sa lähed. Ärgu lahkugu see käsuõpetuse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek. Eks ole mina sind käskinud. Ole vahva ja ole tugev. Ära kohku ja ära karda, sest Jehova, su Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed. Ja inglise keel ütleb be strong, be bold, siis vahepealne tekst only be strong and very bold. Don't be afraid or downhearted. Ole tugev, ole julge. Ainult ole tugev ja väga julge. Ära karda ja ärgu su süda vajugu saapas äärde, me tõlkisime nii selle. Proovime neid salmhaaval nüüd vaadata. Kõigepealt vaadake, siin ei ole öeldud, paljud ei suuda sulle vastu panna aeg-ajalt. Meie muide, mina ka, meie loeme piiblit niimoodi, et kui on öeldud, et ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su elu ajal, siis mina kohe kuulen, paljud ei suuda aeg-ajalt mõnel päeval. On ju nii? Me teeme kohe. Aga Jumal ei ütle nii. Vaadake, mis siin on öeldud. Ükski. Kuidas ta sai niimoodi öelda? Kas Joosua siis ei olnud mees või? Inimene? Kas teie olete enda puhul vahel tundnud, et ma ei tea, kas saab asja 5 aastat, 10 aastat, 15 aastat, 20 aastat. Mina olen elanud sellise perioodi ja mu abikaasa Mart küsis, et no mis asja sa ometi räägid, millest sa räägid. Ma tulin kogudusse ja nii nagu siin armsalt õde tunnistas, et nutab. Mina ka ülistus algas, mina kõigepealt nutsin ja nutsin sellepärast, sest mul oli tunne, et Jumal minust ei saagi asja. Ja Mart küsis, et mida sa ometi räägid, millest jutt käib? Ma ütlesin, ma ei tea, aga ma tean, et minust lihtsalt ei saagi asja. No täitsa lootusetu juhtum. No nii, eks me kõik tunneme nõnda. Vaadake, mida ütleb Jumal. Teades seda, et me oleme inimesed, teades seda, et meid ahvatleb patt, teades seda, et vahel me väsime ära, vahel me tahaksime loobuda, minna vasakule, minna paremale, üleüldse jääda seisma. Kõike seda Jumal teab. Ta teab, mis materjal me oleme. Ta ju ise tegi meid. Amen. Ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su elu ajal. Ja kui ma nüüd tahaksin küsida, kas teie enda kohta julgeksite nii öelda? Ja ma ei mõtle siin seda, et ahaa, ma olen selles küsimuses tugev, no tulge ainult. Keegi ei saa minu vastu. Üldse mitte nii, vaid just selles võtmes, nagu Piibel õpetab, kui Jumal on meiega, kui Jumal on meie poolt, kes siis saab meie vastu olla? Kas sa julged nii mõelda, et ükski ei saa sinu vastu olla kogu su eluaja? See tundub nii suur absoluut, et ma igaks juhuks ei ütle, on ju? Aga tegelikult Jumal ütleb meie kohta nii. See on Vana Testament, mis ma lugesin, aga Uues Testamendis on kõik need samad asjad. Jeesuse suu läbi, apostlite suu läbi, kõik meile kirja pandud. On nii, kes tunneb rohkem piibelit. Olete nõus muga? On. Amen.
Nii, ükski ei suuda sinule vastu panna kogu su eluajal ja põhjus, miks ei suuda, ei ole mitte sinu vägevus, tugevus, tarkus, vaid nõnda, nagu ma olin Moosesega, ütleb Jumal, nõnda ma olen sinuga. Ma ei lahku sinust ega jäta sind maha. Kas sina usud, et Jumal on sinuga samal kombel, nagu ta oli Moosesega? Kas seda on sinu jaoks palju uskuda? Natuke tundub palju, eks? Ma ei lahku sinust. Mis sa arvad, kas Jumal lahkub sinust? Muide, mitte kunagi ei lahku. Jumal ei jäta meid mitte kunagi. Isegi kui me oleme tõeliselt kehva koha peal. Taaveti laul ütleb, et isegi kui ma läheksin surmavalda, sa oled seal. Ehk teisi sõnu, kui tahes sügavale, kui ma kukun, Jumal ei jäta mind. Loomulikult see ei tähenda, et lähen kuhu tahan. Mitte nii. Jumal ei lahku sinust, ta ei jäta sind maha. Ole vahva ja tugev, jätkab Jumal Joosuale, sest sina pead andma ja siis ta kirjeldab seda ülesannet, mis Jumal on talle mõelnud. Kuidas sulle tundub? Jumal on ju sulle ka midagi planeerinud, kellele muusikat, kellele sõna jagamist, kellele kus tahes tunnistamist, kellele lihtsalt oma elu elamist Jumala standardite kohaselt. Midagi ikka Jumalal sinu jaoks plaanis on ju? Natuke teate? Aimate? Ei reageeri. Kas selleks on vaja tugevust ja vahvust? Vahvust mitte, eesti keeles ma olen mõelnud, see vahva tähendab kahte asja, eks ole, funny ja strong. Siis seda strongi, tugevust, seda vahvust. Jah, meil on tõesti vaja olla vahvad ja tugevad ja teinekord on sellekski vaja vahvust ja tugevust, et nõustuda Jumala sõnaga. Hakkame kas või sellest pihta, et ma olen Jumalale armas. Kas sa oled Jumalale armas? Jumal on sulle küll armas, ma kuulsin tunnistustest väga seda. Aga kas sina oled talle armas? Vahel tundub, et ei ole, eks? Aga tegelikult me oleme kogu aeg talle armsad. Ja mis tahes asja uskumiseks siit sõnast, mis tahes asjast kinni hoidmiseks on tugevust vaja. On seda vaja, et ma ei jäta järele, ma ei loobu. Okei, nüüd ma ei saa üldse aru, nüüd ma olen täitsa pudru sees ja mitte üks asi ei lähe kokku. Aga Jumal, sa oled lubanud, sina oled Jumal. Ja see on see sisemine tugevus, mida Jumal meilt ootab. Ja järgmine salm. Ole ainult vahva ja hästi tugev, tehes hoolsasti kogu käsuõpetuse järele, mille mu sulane Mooses sulle andis. Me ei pea Vana Testamendi kõiki käske täitma, sest meil piisab Uuest Testamendist, meile piisab Jeesusest, aga ometigi kõik see Vana Testament on Uue Testamendi alus ja meile on kahjuks, kui me eraldame Vana Testamendi ja ütleme, et seda pole vaja. See on viga, siis meie Jumala tunnetus, Jumala tundmine läheb ilusasti kolinal kraavi. Nii et ärgem seda tehkem. Meie osa on Uus Testament, selle mõistmine ja selle järgi tegemine ja ka selle järgi, mis meie südamesse tõuseb, kui Jumala vaim meile midagi räägib, juhatab meid. Keda on Jumala vaim juhatanud? Kes veel ei tea, et Jumala vaim on teda juhatanud? Ei pea käsi tõstma. Ja me sageli ei oska seda pidada Jumala vaimuks, aga ta juba on meid juhatanud. Ja Jumal ütleb, tee hoolikalt kõige järgi, mida ma sulle olen öelnud, mida sa mõistad. Ja see ei ole selline hoolikus, kus sa iseennast peaksid piitsutama. Ma tean, kui mina olin noor kristlane ja ma arvan, et me kõik oleme seda kogenud, mulle tundus seda kõike nii hirm palju ja siis ma kohe võtsin väga süstemaatiliselt kõik selle ette täie jõuga ja olin päris ära kurnatud. Suur vaev oli. Jumal ei mõtle niimoodi. Ta mõtleb kõike seda, mida sa tead, kõike seda, mida sa oma südamesse oled juba vastu võtnud, et sa käiksid selle järgi hoolikalt. Ja küll ta tuletab sulle ise meelde. Isegi Jeesus on öelnud, et Jumala vaim, püha vaim tuletab teile kõik meelde, mis ma olen õpetanud. Et me ei pea isegi sellepärast muretsema, et mu mälu hakkab jääma kehvaks, mulle ei seisa isegi meeles, mida kõike ma pean Jumalale tegema. Tead, see pole üldse nii raske. Amen. Ära kaldu sellest ei paremale ega vasakule. Meie asi on proovida mitte kalduda ja meie asi on ka tähele panna. Jumala vaim on nii ustav. Kui ta hakkab sulle märku andma, et ära rohkem mine vasakule. No ma ikka tahan minna vasakule, nii jõudselt huvitab seal vasakul. No ära ikka mine, no ma ikka lähen.
No, siis tuleb see Jakobuse kirja koht, et himu rasestub ja sünnibki patt. Ja vahel tuleb seal päris augus ja sügaval ära käia, ära õppida, et üldse enam ei taha niimoodi vasakule minna. Nii valus ja nii kehva oli. Ja seegi on Jumala arm, et me õpime selliseid asju. Amen. Me vist kõik oleme natuke komistanud ja natuke jonninud ja nagu Hedi nii armsalt rääkis, et kust ta sisse sai ja oligi koht, kus ta sai sisse, eks ole. Amen. Nii et tänu Jumala vaimule ka tõesti kõigi nende märguannete, kõigi nende isegi valusate märguannete eest. Niisiis ära kaldu sellest ei paremale ega vasakule, et sa võiksid teha targasti kõikjal, kuhu sa lähed. Ärgu lahkugu see käsuõpetuse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel. Mulle tundus ka omal ajal raske, no ma ei tea, kas ma pean päevad ja ööd läbi muudkui mõtlema sellest. No ma katsusin mõelda, aga ikka tulid muud mõtted ka, no ma ei jaksa kogu aeg mõelda. See taas pole niimoodi mõeldud, et me muudkui piitsutame ennast, et oi, hakkasin filmi vaatama, oi, tegelikult ma pean ju Jumala sõnast mõtlema. Pigem ikka niimoodi, et õhtul lähed magama. Jumal, ma tänan sind. Nii tore päev oli täna. Natuke läks kehvasti ka, aga ikkagi nii tore oli, sa oled nii hea. Või kui sa oled raskuses. Jumal, mul oli täna nii raske päev, aga ma tean, et sa mind armastad. Ma tean, et sul on minu jaoks hea plaan ja ma tean, et sa lahendad mu kõik olukorrad. Ma olen ju palunud, et sa seda teeksid ja isegi kui ma ei taibanud õigesti ja kõike paluda, sa oled lubanud, et sa ise hoolitsed mu eest. Amen. Ma jään nüüd magama. Hommikul hakkad samamoodi. Uus päev. Jumal, ka selle päeva ma saan elada. Aitäh sulle. Ma tean, et sa oled minuga. Ja teate, mida kauem me Jumalaga käime, seda automaatsemalt see kõik tuleb. Amen. Ja Jumal lubab, et kui sa nii teed, kui sa pead hoolikalt kõike, mis siia on kirjutatud, mis su südamesse tõuseb, siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek. Teate, mina võin tunnistada teile ja ma usun, et meie hulgas on rohkem neid, kes võivad tunnistada. Mul läheb kõik korda, isegi kui diivan ei mahu välisuksest sisse, siis tuleb keegi nende trellidega ja värkidega ja teeb kruvid lahti. Ja teate, see ei ole minu tarkus. Ma küll ju mõõtsin ja vaatasin fotosid, aga see on Jumal. Ma nii armastan teda, ma nii loodan tema peale. Ja Piibel isegi väljendab seda, et Jumal aitab meid selle pärast, et me tema peale loodame. Täitsa naljakas, nii see käibki. Et ma võin teile tunnistada, mul lähevad kõik teekonnad korda. Ja mul on kogu aeg kordaminek. Kas keegi saab öelda, et tal on samamoodi? Ei saa, mõni asi ei lähe korda, veel ei ole läinud. Amen. Teate, see on niimoodi, et mitte, et mul ei oleks raskeid hetki või valusaid hetki. Mul on isegi keset valu, ma tean, kui näiteks ütleme, et mõne mu lapsega on mingi probleem ja ma saan aru, et see on tõesti probleem suure algustähega. Aga isa, sa oled öelnud, et mina ja mu pere, me teenime sind ja sa oled öelnud, et jah, see on sulle meelepärane hoiak, see on see, mis on sõnas kirjas ja tõesti nii saabki olema. Järelikult mu lapsega läheb see asi korda ja lähebki. Isegi kui ma ei näe, ma juba tean, mul on kordamine ja see tuleb kokku. Mul võib-olla rahad ei klapi siin ja seal on, ma vaatan appi, milline auk, kuidas see küll täis saab. Aga Jumal, ma olen teinud kõige parema, mis ma olen osanud ja ma ausalt sinu ees olen katsunud teha, mis ma oskan. Ma tean, et minu oma on kordaminek, et see käib niimoodi. Mitte nii, et ma olen eksimatu. Ma ei tea, kas ma peaks tunnistama, kuidas ma eksin või? No ma ei teadnud, et diivan ei mahu uksest sisse, palun teile. Oli eksimus. Amen. Ja ma tõesti mõtlesin, et nüüd ma hakkan nutma, aga ei hakanud. Jumal on öelnud, eks ole mina sind käskinud, ole vahva ja tugev. Ära kohku ja ära karda. Ma olen lugenud neid sõnu ja ma olen omal ajal ka mõelnud, et kuidas Jumal saab nii öelda, ära kohku ja ära karda, aga mis siis, kui ma olen arg inimene? Ja meile meeldib nii mõelda, et Jumal ütleb küll ära kohku ja ära karda, aga ta on loonud mind araks. See on täielik jama jutt. Jumal ei ole kedagi loonud araks. See, kui meie
näiteks lapsepõlves on olnud mingid tõsised traumad või ehmatused või hirmud. Me oleme erineva tundlikkusega. Ma vaatasin omagi lapsi. Üks kartis pimedat, oli vaja suvilas minna pimedas, pime tuleb ju ruttu augustis, oli vaja õhtul veel WC-sse minna, lähme WC-sse. Teine läks reipalt, kui palju tähti ja et me oleme erinevad ka kartmise ja hirmu suhtes. Aga Jumal ütleb, ära karda, ära kohku. See tähendab, Jumal ei ütleks seda, kui oleks nii, et pooled kardavad, pooled ei karda. Pooled kohkuvad, teine pool ei kohku. Ei ole nii. Ta ütleb meile kõigile, ära karda, ära kohku. Ja kui hakkab see sind närima, siis ütled talle, Jumal, sina andsid mulle teistsuguse vaimu. See ei ole sinu vaim. Sinu vaim on väe, armastuse, mõistliku meelevaim. Seal on rahu, seal on hingamine. Hirm ei ole Jumala käest. Jumala kartus on ja Jumalat tuleb karta. Aga see hirm. Ja ma olen enda puhul ka märganud. Teate, esiteks on väga mage karta. Hirm on nii ebameeldiv tunne. Amen, eks ju. Ja siis, kui hirmuga mingeid asju teed, see tulemus on poole haletsusväärsem kui see, kui sa saad rõõmuga ja julgelt teha asju. Ja selles mõttes ma täie julgusega ütlen teie ees, kui Jumal ütleb ära kohku ja ära karda, siis on võimalik mitte kohkuda ja mitte karta. Amen. Ja kui sa siiani oled veel õbluke ja arake ja niisugune tilluke, siis ütle Jumalale, Jumal, ma tahan olla julge, ma tahan olla tugev. Kui te oleksite lapsed, ma küsiksin teie käest, et lapsed, kas te tahate olla julged või arad? Julged. Kas te tahate olla nõrgad või tugevad? Tugevad, on ju? Mis teie tahate olla? Kumb on parem? Parem on piibellik ja piibel ütleb, ole tugev, ole väga tugev, ära karda ja ära kohku. Amen. Nii et saate aru, see ei ole mitte iseloom, see ei ole mitte loomuomadus või mingi päritud, mis iganes. Vaid see on see, kuidas me siin sees oleme, kuidas me laseme Jumala vaimu meid tervendada, meid tugevaks teha, meile seda armastust, seda kõike siia panna. Amen. Ja põhjus, miks Jumal ütleb, et ära kohku ja ära karda, sest Jehova, sinu Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed. Siin on jälle nüüd see sõna. Meie tahaksime lugeda ära kohku ja ära karda, sest Jehova, su Jumal on sinuga, näiteks pühapäeval, kui sa kogudusse lähed, või vähemalt sellel hetkel, kui sa kiriku uksest sisse astud. Võib-olla teel sinna isegi nii väga ei ole, aga siis kirikus juba on. Või mis iganes, me kohe võtame niimoodi Jumala sõna poole kitsamaks. Kuulake, kõikjal. Mida tähendab sõna kõikjal? Kõikides keeltes. Amen. Kõikjal. Kas see tähendab seda ka, et 5 aasta pärast, kui sul on mingisugune hulluse hoog peal ja ma nüüd ei profeteeri, et teile see tuleb? Kellelegi ei tule, Jeesuse nimel, aamen. Aga kujutame ette, et näiteks 5 aasta pärast oleks mingi teine koht, teine seis. Kas siis on ka Jumal meiega? Amen. Ongi nii otse loomulikult, sest ta on lubanud. Niisiis, ära kohku ja ära karda, sest Jehova, sinu Jumal, läbi Jeesuse on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed. Kui sa oled mudas, Jumal näeb seda, Jumal armastab sind ja ta sirutab oma käe välja, et sind sealt välja tõmmata. Kui sa oled, ma ei tea, õnnelik, kõik on korda läinud, siis Jumal on sinuga. Kui sa oled hall argipäev, pikka aega, mitte üks asi ei toimu, Jumal on sinuga. Kui sa oled enda üle rõõmus, Jumal on sinuga. Kui sa oled endas pettunud, sügavalt pettunud, me vahel oleme, sest Jumala vaim teeb meile ka seda, et ta näitab, milline meie inimlikkus on, kui armetu, kui rabe on see saviriist. Ja meile tuleb kasuks. Vahetevahel me läheme ikkagi niisuguseks, puhvi. Juba tuleb välja, on ju? Siis on nii magus, kui Jumala vaim. Näiteks mul oli just värskelt kogemus. Me olime abikaasa Mardiga, septembri lõpus olime Pihkva konverentsil. Ja Jumala vaim üllatas mind totaalselt. Esimese päeva lõpus, kui me olime, seal olid koosolekud, erinevad pastorid, piiskopid Ameerikast, Venemaalt kõnelesid. Ja ma järsku kogesin,
et Jumala vaim võttis minult edevuse ära. Ja ma isegi ei teadnud, et ma olen edev. Kujutage ette. Ütlesin veel Mardile, et kujuta ette. Ta võttis mult edevust kohe terve portsu vähemaks. Ja see oli muidugi ebameeldiv ka, sest ma ju ei teadnud, et ma olen edev ja ma mõtlesin, et ma ei ole edev. Aga selgub, et ma olen olnud edev ja ta võttis selle ära. Ja ma nii tänasin, ma ütlesin, et Jumal, tänu sulle. Ma ikkagi kiitlesin sellega, mis on sinu oma, millega ma siin eputan ja edvistan. Mul ei ole ju midagi, mida Jumal poleks andnud või mida ma oleks ise teinud. Ja isegi kui ma tegin, Jumal andis päikesevalguse, arusaamise, jõu, Amen. Mul ei ole millegagi edvistada. Mul on ainult kiidelda, et Jumal on hea. Amen. Jah. Ja isegi kui me oleme tõesti rumalad ja tõesti meeletud ja tõesti kangekaelsed ja jonnakad ja ma ei oskagi öelda, mis me vahel oleme. See saviriist on ikka üks tegelane. Ka siis ütleb Jumal ära kohku, ära karda, ole vahva ja tugev, hoia Jumalast kinni. Jumal on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed. Amen. Ja vaatame veel Efesose kirja 4. peatükis ühte salmi. Ma loen salmist 13. Ja see on ka meile tuttav lõik paljudele. Siin Paulus räägib sellest, et kogudusele on antud erinevad annid. Kõik need 5 apostel, prohvet, evangelist, õpetaja, kes mul nüüd ära jäi, pastor. Ja salm 13, et need annid siis treeniksid meid kõiki seniks, kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala poja tunnetusele ning täieks meheks saame Kristuse täiuse täisea mõõtu mööda. See on ka väga huvitav salm. Esiteks ta ütleb, et me jõuame ühisele usule. Ma olen vahel mõelnud, et huvitav, et kas siis enam ei olegi erinevaid kirikuid või? Oleme kõik katoliiklased või oleme kõik vabakogudus või? Jaa, mida iganes. Ta ei pruugi seda mõelda. Ma arvan, et need viisid, kuidas Jumalat teenida ja kummardada, neid on palju ja neid jääbki olema palju. See on nii nagu, vahel mulle meeldib mõelda, kui meil oleks ainult üks söögikoht, kust saab leiba, võidleiva peale tüki juustu ja teed kõrvale juua ja me ainult seda peaks kogu aeg sööma, no oleks ikka mage küll, eks? Jumal on lubanud meile kõik selle toidurikkuse, ma ei tea, küpseta sedapidi või teistpidi, prae sedapidi või teistpidi, keeda või ära keeda 2 minutit, söö täitsa toorest, ainult, ma ei tea, 37,5 kraadi või mida see uus, teate, olete kuulnud uus mingisugune söömisviis on, et mitte midagi enam ei keeda küpseta, vaid meil kehale on kõige parem selle temperatuuriga toit ja toores soojendatud ainult kuni kehatemperatuurini ja nii edasi. Ühesõnaga neid võimalusi, kuidas endale toitu teha ja kuidas seda nautida on tuhandeid. Ja küllap Jumalale sobib see ka, et ka meie väline teenimisvorm võib olla mitmesugune, peas, et see süda seal sees on avatud ja Jumala järgi. Aga meie Jumala poja tunnetus saab ka ühiseks, nii et üks räägib, et tead, mida Jumal mulle tegi, tuli täna seal appi ja teine kuulab, ja, vot seda Jumalat ma tunnen, ta mulle teeb samu asju ja nii edasi ja nii edasi. Aga nüüd, kuni me saame täieks meheks, see tähendab, me oma sisemise inimese poolest peale selle, et me oleme tugevad ja julged, me oleme ka täiskasvanud. Ja teate, mis on täiskasvanud inimese mõõt? Olete lugenud, olete kuulnud? Kristuse täiuse täisea mõõt. Mis see tähendab? Kas see tähendab seda, et peas, et kuidagi elaks oma elu ära ja saaks taevasse? See tähendab seda, et sina, Vahur, hakkad tegema imetegusid. Sina hakkad tegema imetegusid, sina hakkad tegema imetegusid. Sina usud, sina teed. Sinu läbi Jumala vaim liigub. Kõik see, mis on siin kirja pandud ja mida Jeesus ütles, veel rohkemgi. Teadke seda ja miks ma seda niimoodi üle kordan, minu meelest taas ja taas meie koguduses see kõlab. Sellepärast, et me oleme sellised, et meile peab esiteks palju üle kordama. Me ei taha uskuda, meile ei meeldi see ja siis, kui me juba oleme nõus uskume, siis me tahame, et kohe hakkaks see olema ja nii, nagu mina ütlen,
Sellepärast teda tuleb taas ja taas üle rääkida. Me kõik peame kasvama Kristuse täiuse täisikka. Amen, see on võimalik. Amen. Kui te olite lapsed, tahtsite suureks saada? Ei jõudnud ära oodata, saaks ometi. Vaatasid neid mehi ja naisi, vau, saaks ka nii olla, on ju? Me peaks olema kristlastena samamoodi muide. Kaua me lutsutame siis seda, et mul on nii raske, ma ei tea, kas Jumalal on minust täna hea meel. No on küll. Kaua me nutame selle otsas. Amen. Ja veel üks salm. 1. Peetruse kirjast. See on 1. peatükist. Kui me ühel hetkel seisame Jeesuse ees ja me igal juhul seisame. Amen. Mis te arvate, mis siis tuleb arvesse? Või mille me saame Jumalale näidata? Mida me talle? Kas see, kui palju me Jumala sõna lugesime? Kas siis ükskõik palju me seda loeme või? Ja ma arvan, et see on ülimalt oluline, et me taas ja taas seda sööme ja taas siit leiame endale. Kas me saame näidata seda, et Jumala vaim oli minu sees nii palju? Mõelge, mida Jumal meis näeb või mida ta vaatab? Vaatab kelle tahes meie sisse. Ja kindlasti me ei saa vabandada, me ei saa kindlasti öelda, et näed, siin on see talent, mille sa mulle andsid, mässisin ta kaltsu sisse ja matsin maha ja ma ei saanud kasutada, sest mul oli nii raske. See kohe üleüldse ei tule kõne alla. 1. Peetruse kirja 1. peatükk ja salm 7 ütleb, et teie usk, kui see on läbi katsutud, leitaks kalli hinnalisem olevat kullast, mis kaob ja siiski tules läbi katsutakse. Ja oleks teile kiituseks ja hiilguseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel. Kullast, mina ei ole väga palju uurinud kulla teemat, aga võib-olla mõni teie hulgas on väga tark selles, et teate, et kulda põletatakse, on nii, eks ju. Kuld on vedel ja siis ta saab oma selle väärtuse, mitu kraadi teda on ja see on omaette teadus, on nii. Olete vaadanud filme, mõni on isegi tegelenud sellega. Ja siin Peetrus võrdleb meie usku sellega, kuidas kulda läbi katsutakse. Ja läbi katsumine muuseas, muide, on kõik need igapäevaelu raskused. Me ei tahaks neid valida. Kõige vähem me tahaks mingitest, ma ei tea, haigustest, vaevadest, emotsionaalsest raskusest või millest iganes läbi minna. Surmast hoopiski mitte ei tahaks läbi minna. Aga Peetrus ütleb, et niimoodi meie usku katsutakse läbi. Nii nagu kulda. Kuld kaob ja sedagi proovitakse tules. Ja siis, kui me ühel hetkel seisame Jumala ees, siis see, mis siia sisse on jäänud, see on meile kiituseks ja hiilguseks ja auks. Nüüd, kui te vaatate oma südant või mõtlete kas või igapäeva elu peale, ma arvan, et keskmiselt ei pea ennast usuhiiglaseks. Mitte eriti, eks. Teate, see on päris hea, et me ei pea. Aga ma arvan, et me teeme selle koha peal vea. Me kipume mõtlema, mis nüüd mina? Mul ei ole ju midagi ja ma ei tee ju midagi ja ma ei tähenda midagi, sest meile seda sosistatakse kogu aeg. Meedia sosistab, meedia karjub meile neid asju, õhus on see kõik olemas. Hingevaenlane ka ütleb. Mõtlesid, et hakkad nüüd midagi tegema või? Istu kodus ja ole rahulik. Sul ei tule välja, sa kukud läbi, sa jääd naerualuseks, sa teed häbi endale, kõik see on meile tuttav, eks ju. Ja kuna me oleme nii teadlikud sellest, siis me arvame, et see, mis meie sees on, ma ei oska öelda mõõtühikut. Jeesus ütles, et piisab sinepiiva suurusest. Olete näinud sinepiseemet? Umbes nagu mooniseeme. Ikka igavesti väike, on ju? Ta ütleb, et nii paljustki piisab. Te juba ütleksite mägedele, liikuge mäed. Ja ma võin teile öelda täie teadmisega, kui te juba kord julgesite Jeesusele öelda, jah, ma tahan sind oma elu isandaks, ma tahan olla sinu oma. See on juba mägesid liigutav usk. See on see sinepiivake juba.
Nii et teadke, isegi nendel hetkedel, kui te ei näe, ei taju, ei oska võib-olla hinnata seda, mis teie sees on. Teie sees on palju. Ja selle peale Jeesus vaatabki ühel hetkel, kui me tema ees seisame, on see kõigile näha, aga isegi praegu ta vaatab. Ahaa, sinu südames on see, sa julgesid mind tänada selle eest, sa kiitsid mind selle eest, sa tegid siin seda, toda, hoiad minust kinni. Ahaa, sa oled hädas ja hüüad mind appi. Seal on usku. Amen. Usk ei tähenda ilmtingimata seda, et sa sirutad käe välja ja meri läheb 2. Ta tähendab seda ka. Teate, ega see Moosesel polnudki võib-olla nii lihtne kätt välja sirutada. See võis olla ikka, okei, nad olid meeleheitel, aga meeleheide ei pane meid ju tegema suuri usutegusid, eks ju? Me poeme hoopis kuhugi nurka. Jah, usk paneb. Amen. Niisiis, teadke, et teie südames on usku ja olge hästi kinnitatud, et Jumal muudkui teeb ja lisab ja te olete kõik väga kallid Jumalale ja see, mis teid niimoodi viib siit elust läbi, et te taas tulete kogudusse, et te taas pöörate oma südame Jumala poole, et te taas tahate teda kiita. Isegi kui teie meelest te teete seda harva, see kõik on Jumala kiituseks ja see on see, mis on teile, nagu Peetrus ütleb, kiituseks, hiilguseks ja auks. Ta ei ütle, et see on Jumalale. Vaadake, siin on öeldud, see on teile kiituseks. Ehk iga pisar, mis sa Jumala poole nutad, iga sinu meelest hädine appi hüüd on sulle juba kiituseks. Amen. Nii, ma arvan, et nüüd aitab. Isa, me kiidame ja ülistame sind. Sinu sõna on olnud väga magus ja väga hea. Ja Isa, anna meile andeks, et me kogu aeg sinu sõna lõikame, ma ei tea, 7 korda õhemaks, lühemaks ja kitsamaks. Tänu sulle, et sina ei hoidnud mitte midagi tagasi. Sa ütlesid ükski, sa ütlesid kogu eluaja, sa ütlesid kõikjale, kuhu me läheme. Isa, ma tänan ja kiidan, et me võime sama öelda enda kohta, nagu sa ütlesid Joosuale. Kui sina oled meiega, kes võib olla meie vastu. Kui sina oled meie poolt, kes saab meid hävitada. Mitte üks asi ei võta meilt ära sind ja sa ise oled öelnud, et sa ei jäta meid mitte kunagi. Isa, ma tänan ja kiidan, ülistan sind, et kõik, kes me siin oleme ja ka need, kes kuulavad meid internetis, sa tead meid kõiki, sa tead meie elusid, sa tead meie raskusi ja mitte ühtegi meist sa ei tõuka endast eemale, mitte ühtegi meist sa ei jäta maha. Kõlbmatu, ei. Vaid sinu sõna ütleb, et sina oled alustaja, sina oled see, kes viib selle läbi, viib täide, sina oled lõpetaja, sa oled A ja O. Me kiidame ja ülistame sind, elav Jumal. Me täname sind sinu kalli vaimu eest. Me täname sinu sõna eest, sinu vaimu eest ja Jumal ka koguduse eest. Ja Isa, ma tänan kogu südamest, et sa tegid koguduse just selliseks, nagu kogudus on. Ma tänan, et sa ei valinud täiuslikke ingleid toimetama maa peale, vaid sa võtsid inimese. Sa valisid luu ja liha, selle saviastja, et valada sinna sisse oma au. Au ja kiitus sulle, elav Jumal. Tänu ja kiitus, sina oled väga hea. Amen. Sina oled väärt kogu au ja ülistust. Ainult sina oled väärt, sest su arm on mõõtmatu. Ainult sina oled väärt kogu au ja ülistust. Ainult sina oled väärt, sest su arm on mõõtmatu.
su loodud on taevad ja maa. Igavesti püsima jääb sinu sõna. Südamest sind ülistan. Sinu sarnast teist ei tea, Jehova. Ainult sina oled väär. Kogu au ja ülistus. Ainult sina oled väär. Sest su arm on mõõtmatu. Ainult sina oled väär. Kogu au ja ülistus. Ainult sina oled väär. Sest su arm on mõõtmatu. Suur oled sa, sul loodud on taevad ja maa. Igavesti püsima jääb sinu sõna. Südamest sind ülistan. Sinu sarnast teist ei tea, Jehova. Tänu selle elav Jumal sinu kalli armu eest, mis on täna õhtul meiega olnud. Ma palun, et me kõik võiksime heal meelel, rõõmuga, tänulikult seda armu enestes kanda, enese üle, eneste südametes. Ma palun, et sinu kallis vaim läheks kõigi meiega kaasa siit edasi, tänasesse õhtusse, öösse, homsesse päeva, sest sa oled lubanud kõikjale, kuhu me läheme. Ükski ei saa meie vastu terve meie eluaja. Tänu sulle Jeesuse nimel. Amen. Amen.